selline üldine mõtteviisi kujunemine üldse, et mis on üldse juhi töö, et spetsialistina sa ju pead teadma oma valdkonda, sa pead olema detailitäpne, sa pead teadma vastuseid, sa pead olema edukas, aga kui sa juhiks kasvad, kas see on primaarne või siin on primaarsem nüüd see, et okei, et minu primaarne töö on tegelikult see meeskond hästi toimima saada. Minu primaarne töö on see, et need inimesed omavahel süngiksid. Minu primaarne töö on see, et aru saada, mis inimesed nad on, mis neid motiveerib, kuidas neid arendada, kuidas neid iseseisvamaks muuta. Ehk siis siia tulevad mängu täiesti teist laadi tööriistad, mis olid täiesti ebavajalikud spetsialistina. Ja mõnel juhil tulevad need hästi loomulikult välja, aga mõnel teisele inimesele väga-väga raske on neid asju omaks võtta, sellepärast et need isiklikud tugevused võib-olla üldse ei toeta seda. Aga ei ole üldse ebatavaline olukord, kus tegelikult ikkagi juhtideks saavad oma ala tippspetsialistid ja nende mõtteviis tegelikult ei ole üldse veel jõudnud sinna, et mis on minu kui liidri roll selles meeskonnas, et olla küll eeskujuks, aga mitte ainult eeskujuks selles, et ma olen kõige targem ja näitan, kuidas ma kõige paremini asju teen, aga olla võib-olla eeskujuks just sellistes asjades, mis kujundab kultuuri, tagasisidekultuuri, õppimiskultuuri, koosolekukultuuri.